No tere, mina olen Klim Klimenko Eesti Vetluseltsist ja viin läbi ristküsitlust kandidaadiga Jan Tots, kes kandideerib Narvas Keskerakonna nimekirjas. Ristküsitlus jõuab eetrisse koostöös Vita tiimiga. See on osa Vetluseltsi Tark Valija kampaaniast, mida kas rahastab Euroopa Liit. Rohkem infot kampaania kohta leiad veebilehel tarkvalija.eu. No, tere! Tere! Keskerakond on Narvas püsinud tugeva toetusena aastaid. Mis on see põhiline põhjus, miks teil täna uut mandaati küsitatakse ja miks just teie meeskond peaks seda kandma? No Narvas on Keskerakond olnud erinevatel aastatel erinevas koosseisus. Ja seekord ongi väga suur erinevus, et tegelikult Keskerakond Narvas kahjuks läks pooleks. Päris pooleks ei öelda, aga ütleme, et kolmandik meie tegev poliitikuid läksid kaasa Mihhail Stalnuhhini nimekirjaga. Minul ühtepidi on kahju, et see asi üldse juhtus, aga see oli eelmise erakonna esimehe Jüri Ratase küsimus, et ta Mihhail Stalnuhhini viskas erakonnast välja ja mina isiklikult seda ei pooldanud. Igale inimesel on õigus sõnavabadusena öelda, mis ta tahab ja temale hinnagu annab alati valija, nii et mina selles mõttes olin selle vastu, kui see tookord toimus. Ma olen Keskerakonna juhatuses pikalt olnud vabariigis. Ja tänane olukord on õige teie küsimusele, et me oleme natukene lõhestunud, aga praegune Keskerakond, mida ma siis vean, ma olen ka erakonna aseesimees ja linnapea kandidaat siin. Meil on väga palju noori. Ja kui te küsite, mille eest me praegu võitleme, meil on nimekirjas 51 inimest, kellest 13 on alla 30-aastased noored ja ei saa öelda, et noortel puudub huvi valimiste vastu. Nendest pooled on kõrgharidusega, nad on kõik Narvas üles kasvanud noored ja nad on väga huvitatud, mis Narva edasi saab. Aga teie oma elulugu on rikas ja mitmekülgne. Tahaks täpsustada, kuidas te jõudsite otsuseni tulla just Narvasse ja miks pidasite õigeks siduda oma töö ja elu selle linnaga? Võin öelda nii, et mina jäin politsei kõrgametniku pensionile jäin 60-aastaselt ja mul oli politsei elu oli kuni 40, siis 20 aastat ma olin väga kõrgetes ametites majanduses, juhtides nii Tallinna Sadamat kui Tallinki, kui siis Riia Sadama peadirektor asetäitjana ja 1,5 aastat Londonis olin sadamate nõukogus. Ehk teiste sõnadega 60-set ma leidsin, et ma jään ära niinimetatud pensionile ja ma läksin poliitikasse. Ma ei ole enne poliitikas olnud. Ma olen nüüd viimased 7,5 aastat olnud poliitikas, minu jaoks on need 4. valimised ja nüüd miks Narva? Kui 2 aastat tagasi tehti mul ettepanek kandideerida Narva linnapeaks, siis oli see meeskond oli koos, nii Jegrafovi kui Stalnuhhini meeskond ja nad tegid mulle ettepaneku ja siis nad minu eest hääletasid ja minust sai Narva linnapea, kus ma olin siis aasta ja 3 kuud ja minu takistuseks jäi see, et ma tahtsin struktuuri muuta, mis täna on ajale jalgu jäänud, see on ainukene selline struktuur, kus on liiga palju dubleerimist ja see sai mulle saatusliku 1 häälega, mind vabastati ametist. Miks ma edasi kandideerin? Mulle Narva väga meeldib, mul on Ida-Viru kogu aeg meeldinud, ma olen aitanud kaasa Sillamäe sadama ehitamisele, minu poolt toodud inimesed, kes tol ajal Vene ärist tulid, tegid Sillamäe sadama suured rahasüstid ja koos Tiit Vähiga see sadam üles ehitati. Nii et ma olen selle käigus olnud ja praegult ma olen ka selle Narva arendamise eest väga seisnud. Ükskõik, kuidas me ei räägi, korteri tehti uus elamu, nüüd me saime üleminekufondist, et teha sotsiaalmaja, mida Katri Raik tahtis teha, ehk rendimaja. Ma arvan, selle ehitus algab aasta lõpus. Me saime rahad uue haigla 3 etappi ehituseks kokku 40 miljonit, 37 riigilt ja 3,2 paneb Narva linn. Edasi me saime üleminekufondist praegu raha
5,9 miljonit, et Narva teha linnasaun. Paljudes Eesti linnades seda nagu ei soovita, aga Narva inimene on harjunud käima ja see raha on olemas ja see sauna ehitus läheb praegu lahti. See tuleb Geneva kõrval, on meil vana ujula, kus tehakse ujula korda, üleval siis gümnastikaruumid ning all, kui keegi teab, olid seal välja antud rendiruumid, sellest tehakse linnasaun naistele meestele tänapäeva tingimustes. Edasi me saime üleminekufondist rahad, et teha uus hotell. See tuleb Linda 4. Kõik projektid on valmis, ehitusload on nüüd käes, selle ehitus, ma arvan, hakkab ka kuskil kohe kevadel, kuna kasutatakse ära seda suurt admin-hoonet, mis seal Linda 4 seisab, see punast värvi. Peale selle pikalt oli vindunud sotsiaalmajade ehitus. Minu eks-eelkäija ja Grafov, kes on ka meie nimekirjas, olles linnapea, tegi need projektid, vahepeal Raige ajal see seisis ja kui mina olen linnapea, siis me saime konkursid tehtud, praegu käib 12 maja ehitus, millest 2 suutsime saada ka üleminekufondi rahad. Nii et kui küsitakse, mida ma seda Tallinna vahet kohe kõõrun, on see, et me saame riigi rahasid. Narva linnal omal on ressursse vähe ja me oleme väga palju selle 1 aastaga saime siia raha. Aga tahaks ka täpsustada teie linnapea nagu perioodist. Mis on 2 asja, mille üle olete tõesti uhke ja mis on 1 asi, mis jäi pooleli või ei õnnestunud? Miks see nii läks ja mida teeksite nüüd teisiti? No 2 on vähe, ma just lugesin üles kõik need objektid, mida me saime tööle panna, kuhu me saime rahad peale, mille jaoks Narva linnal ei ole raha kahjuks ja saime üleminekufondist. Nüüd, mis jäi tegemata? 1 asi, millest mul on väga kahju, et muuseumi Kultuuriministeerium ei andnud oma finantseerimist, me tahtsime teha silla, et promenaad jätkuks üle piirivalve kordoni, mis on siis ülesõit. See oli 1,1 miljonit projekt ja see jäi tegemata. Sellest mul on tõsist kahju, kui te küsite 1 projekt, millest kahju oli. Ma kindlasti arvan, me selle ükskord ära teeme. Ja mis veel küsimus oli? Ei, see on kõik, aga nagu ma mäletan, et PPA oli selle projekti vastu. Ei, PPA-ni asi üldse, see oleks olnud kooskõlastus, kuidas teha üle, mismoodi PPA oli kursis, aga seal on niimoodi, et selle algkapitali ülejäänud me saime 1,1 miljonit, siis sinna tuli panna, minu teada oli 300 000, pidi andma siis muuseum, mis on siis sihtasutus ja kuna ta on pooleks meil riigiga, siis riik oleks pidanud panema selle raha sinna juurde ja nemad sellest keeldusid. Piirivalve küsimus oleks ainult kooskõlastus olema, milline sild välja näeb, kas allapoole võib näha, ei või, need momendid, aga ta vastu oleks olnud, seda ei olnud. Olgu, aga mul on süki terav küsimus olemas ka. Ma püüdsin leida Keskerakonna valimisprogrammi Narva kohta ja teie veebilehel ei ole üldse valimisprogrammi. Ainukene võimalus seda programmi leida on teie Facebookis leht, aga seal on see üles laetud nii kehva kvaliteediga, et peaaegu loetamatu. Aga miks see on nii läinud? Kas valimisprogramm ei oma enam kaalu või on tegemist lihtsalt tehnilise apsuga? Meie oleme vist ainuke erakond, kes tegi omale valimiste ajalehe. Seda me trüksime 15 000 eksemplari. Seal on kõik sees meie 17 kandidaadi, mille eest nemad võitlevad. Keset leht on kõik kandidaatid numbrite ja piltidega ja kogu tagumine leht on välja toodud kõik meie valimislubadused. Ja me ei leidnud, et me peame seda igal poole mujale, see on nii suur mahukas. Kui ma paneks Facebooki, see võtaks mitu lehte, keegi seda ei loeks. Te ise küsite, saate aru, et see on natukene rumal küsimus, kuhu ma panen Facebooki, siis on mul mitu lehte jookseb seda programmi. See on meie ajalehel, me jaotame seda linnas, me tahame seda viia postkassidesse, see on terve suur tagalehekülg, kus on meie kõik valimisprogramm olemas. Ja kindlasti saab selle kätte ka meie Keskerakonna, meie oma keskusest, kus on kõik olemas, aga et seda panna Facebooki, see on liiga suur. Olgu, no jaa, seal on see suur, väga suur maht. Asi. Aga te ka räägite tihti Narva potentsiaalist ja kuidas te meelitate ja hoete siin noori spetsialisti, need õpetajad, inženäri, arsti ja IT-inimesi, mis teeb Narvast nende jaoks linna?
Väga hea küsimus ja tegeleme sellega ja ütlengi, et meil on vastupidi probleem, et Narva noored, kes lähevad siis Tallinna ja Tartu õppima, ei tule kahjuks tagasi. Meil on nendele tööd pakkuda. Praegult on filtritehases oli puudu, inseneridest tuuakse sisse isegi Lätist, Leedust. Nüüd avati just NQ ehk magnetitehas, esimene etapp, mis on väga suurem töömahuga. Teine etapp toob siia kuni 700 töökohta, millest kolmandik on vaja spetsialiste. Ja kahjuks need spetsialiste me toome väljast sisse. Me peaks oma noori suutma siia tagasi tuua. See oli nüüd teine küsimus, kuidas me saame tagasi tuua. Tööd jätkub, aga just spetsialistidele. Meil Narvas puudub täna töö pakkumised nendele, kellel ei ole seda kõrgemat või keskeriharidust. See on meie probleem. Aga need, kes oleksid välja õpetatud spetsialistid, neid me toome mujalt sisse kahjuks. Nüüd mina näen kõige suuremat muret meie elamumajanduses. Ja me proovisime teha, et Hruštšovkat teha tänapäevaseks. Rakvere linn on 100%, Pärnu linn 65% renoveerinud. Siis enam ei ütle, et oli Hruštšovkat, ta tehakse väljast väga erinevat värvi, erinevate materjalidega. Nad on soojakindlad ja nad on ka tänapäeva siis sisustusega tehtud. Meie saime üleminekufondist. Me ajasime abilinnapea Karpikoviga välja sellise variandi, et 80-20. Et kodanik maksab 20%, 80% tuleb riigist. No enam parimat varianti ei ole võimalik. Eestis oli algul 50-50, siis oli 60-40. Mõnes regioonis on olnud 35-65, aga 20-80. Meie Narvas, Viru tänaval, me saime 4 maja juba nagu kokkuleppele siin Raekoja taga, et nad teeksid korteriühistud ja viimase minutil millegi pärast hüppis talt ära. Küsimus on, et see 20%, mida nemad peavad maksma, see oleks umbes 5 aasta krediit, aga aasta pärast on maja korras, soojus kukub vähemalt 2 korda, hind vähemaks, teiseks sa oled tänapäevases modernses korteris ja 5 aasta pärast on see kommunaal ka 2 korda väiksem. Inimesed ütlevad nii, me hakkame varsti siit ilmast ära kaduma, aga noored lähevad minema. Ja ongi kurb öelda, aga noored tuleks tagasi, kui isa ja emal on selline väga kihvt korter. Nad ei taha tulla Hruštšovkasse tagasi, kui iga pool mujal on teised. Mina näen seda kõige suurem probleemina, miks noor tagasi ei tule. Aitäh teile nii põhjalike vastuse eest ja edu teile valimistel. Aitäh teile ka.